ma üks päev sõitsin tööle sealt poodi ja mõtlesin, et issand, et ma sõidan praegu enda poodi tööle. Et kui ma saaksin minna enda juurde tagasi sellel hetkel, kui ma seal värisesin ja teha endale pai ja öelda mingi Brenda, üli chill. Nagu 4 aasta pärast sa sõidad siia keskusesse ja sul on oma pood seal, vaata. Tšuke poolkogemata juhtus see. Ja... Ups, avasime poe. Aga oli? Ja oli. 3 päevaga avasime poe või 4 päevaga. Kerguses ma loon ehteid, kerguses ma teen asju, aga kerguses sa ei juhi ettevõtet. Sa ei vii oma ettevõtet kasumisse, kerguses väike liblikana ringi lennates on ja. Sa ei saanud valida teist pinda, sul ei pakutud 3 erinevat varianti. Valik oli kas jah või ei. Ongi see võta või jätta saade, vaata, see on kohver. Deal or no deal. Jah. Tere tulemast kuulama ja vaatama, miks mitte podcasti järjekordset episoodi. On tore, et olete jälle meiega lainel siin. Me peame kõigepealt vabandama, et eelmine nädal ei tulnud miks mitte podcasti välja. Eks me siis räägime ka, mis meie elus hetkel toimub, aga lihtsalt võib-olla jooksime natukene kokku oma tegemistega. Ei jõudnud järje peale, et kuna nagu me oleme eelnevat episoodis rääkinud ka, et nüüd on siis november-detsember käes, mis on meil kõige kiirem aeg. Nii et aga täna natuke jagamegi, et mis meie elus hetkel toimub ja räägime niisama juttu. Räägime niisama, ajame juttu teiega, saadame tunni ajase voice memo. Ja. See on tänane episood. Kuidas sul läinud on, Brenda? Hästi. Kuidas sul? Hästi. Sina täna ei räägi? Ei, mitte seda. Ma ei tea nagu, me siin mingi päev tegin story'd ka tegelikult sellest, et praegu mul on väga-väga kiire Soulhega, mida oli tegelikult ette teada selles mõttes, et november-detsember ongi kiire, jõulud on tulemas ja nii edasi ja selleks ettevalmistused, pluss siis tegelikult ju väga, väga aktiivne müük käib praegu, aga meil oligi see error, et me kolisime, nii et kolimine võttis ükse ilusa 3 nädalat vähemalt meie ajast, 3 nädalat ära nii-öelda, et siis tegelikult ma olen oma kollektsiooniga hiljaks jäänud, mul ei ole veebipoes asjad üleval nii, nagu ma tahaks ja nii edasi, nii et tegelikult praegu ma lihtsalt 24/7 mõtlen ja tegelen ainult Soule asjadega. Mis tähendab seda, et ma ei ole nagu, ma ei suuda nagu keskenduda sellele, et mis siin podcastis räägime või et ma võin siin olla, ma võin siin rääkida, ma võin teemadega kaasa tulla, aga minu pea hetkel ei suuda mõelda mitte millelegi muule kui ainult Soulehele põhimõtteliselt, et üks asi on see, et ma praegu just hiljuti lõin kollektsioone, ma reaalselt tegin eelmine nädal mingisuguseid uusi asju, on ja, et lisaks nendele kõikidele tuleb nii-öelda mõttega tulevad need ehted siis on ja, et neile tulevad igasugused tekstid juurde kirjutada ja see, et üks toode saaks veebipoodi, see andmesisestus lihtsalt, ma ei salli seda üldse, aga... Ja meile meeldib nagu olla süke äärmuslikud ka, et ei tee seda andmesisestust ei tee ja okei, nüüd istume kell 5 õhtul maha ja enne 12:30 magama ei lähe ja paneme järjest. Aga see on jälle ajanappuse pealt ja ma tean, et kui sa teed nagu 1 miljon projekti korraga, et siis sa ei saagi tegelikult mitte midagi teha korralikult ja korralikult siis tegelikult on ju, et sa oledki kogu aeg igal pool ja et tegelikult see miks mitte ja podcast ja kõik see on tegelikult siuke hobiprojekt meil on ju, siis ma lihtsalt nagu ma storydes, ma ei tea, nagu selles mõttes ma vist pean natuke sellest ümber ka siin rääkima või? Ma seal rääkisin siis et muidu nagu kuidagi nagu mull tuleb siia, et siis seal oli ka see, et ma pean lihtsalt praegu nii-öelda laualt maha panema, miks mitte poole ja nii edasi, et kui keegi siis see aasta veel soovib konsultatsiooni saada või mingisugust nõu millegi iganes, siis kõige kiirem variant on ikkagi kirjutada meile meil. Et meilile hoiame mõlemad silma peal, meile ei tule kirjutama meile nii palju inimesi korraga, mis võib juhtuda Instagramis. Ja, kuigi see nagu pigem võib olla selles kirjutage ikka meile, aga et ma lihtsalt räägin, et see võib olla kehtis rohkem see, kus tegid selle 2 nädalat tagasi tegid selle story, vaata. Et ma mõtlen, et kui see episood läheb üles, siis on juba detsembri algus, eks ole, et võimalik, et me detsembris rohkem ei võtta midagi, et siit läheb see järjest crazymaks meie see graafik. Ja see ka siia juurde, et tegelikult me selles aastasse enam ei võtagi konsultatsioone, et võib bronnida omal järgmiseks aastasse ja kui kellelgi on mingi megakriitiline asi, et siis vaatame,
kas me leiame kuidagi selle aja või siis oskame ka edasi suunata teistele inimestele teid. Nii et selles mõttes, et oligi mingi hetk see, et ma rääkisin sellest, kuidas, et ma tunnen, et nagu kui me alustasime selle nagu miks mitte konto tegemisega, siis see sai loodud perele, sõpradele, kuidas meie elu käib ja näidata seda, on ju. Ja tegelikult me oleme seda miks mitte lugu rääkinud siin mingis episoodis ka, et ma ei näe nagu pointi seda siin ümber rääkida. Aga mis ma seal storydes rääkisin, oligi see, et ma mäletan väga hästi, kuidas ma siia Austraaliasse tulin, ma ei osanud inglise keelt, mul oli väga raske ja kuidas ma nagu mäletan seda nii hästi ja ma kuidagi tunnen, et see minu nagu selline südameasi, et ma tahan nagu teiste, et kui inimesed kardavad, et tegelikult sa võid ükskõik nagu, kui sul on raha koos, teed oma viisad asjad ära, viid ennast natuke asjadega kurssi, sa võid kohale lennata ja sa saad hakkama. Kui sa oled vähegi hakkaja inimene, siis sa saad kindlasti Austraalias hakkama. Aga on siuke peale hakkaja inimene, et sa ei löö nagu käega ja et sa viitsid toimetada ja teha, siis ma suures pildis ei näe varianti, et sa ei leia tööd või sa ei saa midagi teha, on ju. Teadmistest on nagu ka kasu, on ju muidugi. Või vähemalt siis see, et sa oled nii peale hakkaja, et kui sa ei tea, et siis sa viid ennast asjadega kurssi, et sa oskad siis otsida kuskilt abi, on ju. Et siis ongi see, et kuidagi selle kontoga algaski, et inimesed kirjutasid meile, et nemad tahavad ka ussi tulla, aga seal oli nagu, erinevad hirmud on inimestel, on ju. Kes kardab ämblikke, kelle jaoks on, et mis siis, kui ma tööd ei saa. Et mis siis ikka saab, kui sa tööd ei saa, siis lendad tagasi koju, aga sa oled vähemalt Austraalias käinud. Põhimõtteliselt, on ju. Aga jällegi, et kui sul on natukenegi teadmisi, siis ma ei tea, kui sa saad kindlalt tööle, on ju. No ja absoluutselt. Ja pealehakkamist. Jah, pealehakkamist. Ja nagu oligi see, et meil Instagrami, et mina hea meelega kõige chatin, suhtlen, arutlen, mulle väga meeldib seda teha ja ma räägin, et see on üks selline minu südameasjadest, sest ma ise tean, kui keeruline ja kui raske oli siia tulla ja ma mäletan seda tänase päevani, et siis lihtsalt, et ma pidin nagu mainima, et vahepeal nagu tuleb neid küsimusi niimoodi, et ongi nagu full konsultatsioon chatis olemas ja tegelikult meil kõigil on aeg, meil kõigil on sama palju aega, see on kõigile väärtuslik, et ma ei saa nagu kahjuks jääda, ma ei tea, ütleme, et sul ongi viisa küsimus, siis sul on mingi 3., 4., 5., 6. küsimus, et ma sellele kõigele saaksin vastata. Mul on vaja teada, kuhu sa maandud, mis su plaan on, kas sa kavatsed teha farmitööd või sa ei kavatsegi võib-olla teiseks aastaks jääda, võib-olla sa oled 30 ja sul ei olegi teise aasta viisa võimalus, siis sul ei ole võib-olla üldse mõtet farmi teha, kui sa ei soovi seda teha. Kas sa lähed läänerannikule, kas sa tuled idarannikule, et seal on nagu nii palju asju, mida mul on vaja enne teada, et anda nõu inimesele, on ju. Et siis lõpuks ongi see, et me chatime seal 2-3 tundi minu vabast ajast, mida mul väga ei ole. Et siis, et ma pidin lihtsalt seda üks päev siis nagu storydes mainima, et hetkel ma kuidagi nagu, et ma keskendun Soulehele ja et ma ei jõua lihtsalt kõigile inimestele vastama ja 1-2 küsimusele, mida on nagu väga lihtne vastata, võib-olla jah, ei küsimused või natukene seal midagi seletada, et seda nagu saab ikka ja hea meelega jutustan, aga lihtsalt, et kui me nüüd mõtleme, siis reaalselt, et kas te teeksid, et ei ole ju üks inimene, ei kirjuta meile ühes kuus, on ju, et kas sa istuksid iga päev 5-6 tundi oma vabast ajast ja suhtleksid telefonis inimestega lihtsalt, et neile nõu anda, siis tegelikult keegi ei teeks seda niimoodi, vaata, et sa lihtsalt, sa ei suuda seda energiat enam niimoodi anda ja selleks me olemegi teinud konsultatsioonid ja seda ma siis seal stories rääkisin ja seda ma tahan ka siin meelde tuletada, et meile võib alati kirjutada ja selles mõttes, et see ei ole selline nagu mingi vihakõne siin, et mis asja, et umbes meil on konsultatsioon, ärge meile kirjutage, mitte seda, aga lihtsalt, et võib-olla nagu natukene meelde tuletada, et meil on nagu põhjusega on see konsultatsiooni formaat ju loodud. Et väga lihtne, istume 45 minutit maha, vaatame üksteisele otsa, vastame kõikidele sinu küsimustele, vaatame sinu CV üle, oleme pärast sulle toeks, kui vaja on, hiljem mingisuguseid küsimusi. Absoluutselt. Ja see kõik on, tegelikult meie jaoks ei ole 45 minutit, see meie jaoks on see tegelikult pikem aeg, aga nii-öelda see, kes konsultatsiooni tuleb, tema jaoks on see põhimõtteliselt tunniajane asi, on ju. Et see on palju lihtsam meile kõigile,
palju kiirem infovahetus, palju mõistlikum kui see, et me chatime seal lõpuks 4-5 tundi kokku, on ju. Jaa, muidugi see on kõikidele aja raiskamine lihtsalt see chatimine lõpuks. Ja me nagu, ja siin selles chatimise all me mõtleme ikkagi nagu spetsiifilisi viisa asju, on ju, spetsiifiliselt siia tulemise asju, et vahepeal, et see ei tähenda seda, et nüüd kui ma ei tea, paneme story üles, et kas sulle meeldib kurk või tomat, siis sa ei julge meile kirjutada, et sulle meeldib kurk. Ei, ma lihtsalt tahtsin see nagu, et ei jääks kõlama või minu arust me oleme selle nagu lahti seletanud, aga igaks juhuks, et see ongi nagu sa ise vaata ka kogu aeg räägid, et see ei ole see, et meie räägime ja teie kuulate, vaid see ongi kõik see tagasiside ja see, et me saame suhelda omavahel, see ongi see kogu asja point, on ju. Aga lihtsalt, et see konsultatsiooni formaat on juba omaette formaat, et nagu me ei saa seda teha chatis. Et see tomatkurk või arutleda, et oi, minul oli kaussis nii või et oota, mis asja, et kas teil on seal niimoodi, kui ma panen mingi story üles, on ja ma ei oska nagu mingit näidet tuua. Aga mina toon seda mõtet, et konsultatsiooni formaat. Ja just. Et kuidas tööd leida. Ma ei saa sulle vastata ju 1-2 lausega, on ja. Et mul on vaja sisendit. Tee seda, siis saad tööd. Nii ei saa, jah. Mul on vaja sisendit ja siis ma oskan sulle ka nõu anda, kuidas võib-olla tööd leida siis seal piirkonnas, kus sa oled või siis kuhu sa lähed, on ja. Et see oli nagu tegelikult kogu mõte, ja konsultatsiooni info leiab meie Instagramist, kus on seal meie profiilil on lingid ja seal on tule konsultatsiooni, kui selle peale vajutada, siis jõuab meie Patreoni lehele, kus kohas on siis kirjas kõik see konsultatsiooni asi. Just. Jah, lähme siit edasi, ma arvan. Nii et oleme mõlemad väga soulehelainel hetkel. Mina just alustasin marketingi koolitusega. Nii et teha meie marketingi paremini, osavamalt, ilusamini, efektiivsemalt. Nii et mina olen enda õhtuid ka veel sellega sisustanud ja mulle siiamaani väga meeldib. Ja siin ongi see, et mis me siis enne hakkasime rääkima, oligi, et põhimõtteliselt ma nagu, üks asi, mis ma seal storydes rääkisin, et ma mäletan üli hästi, et kui ma nagu 2. aastal läksin Veinikasse tööle, siis olid enne seda 3 päeva koolitused. Ja ma praegu sõidan, kui ma oma poodi tööle sõidan, siis ma sõidan sealt kohast mööda. Ja ma mäletan üli hästi seda, kui ma istusin seal Veinika, meil oli mingi koolitus, siis oli see vahepaus, smoko, mida iganes on ja siis me istusime seal õues, siis ma mäletan, ma mäletan seda tunne, et mul oli nii hirmus, värisesin seal, mõtlesin, et issand jumal, mis nüüd saab, ma ei oska, ma ei tea, kas ma üldse tööle saan sinna ja kuidas ma hakkama saan. Ja see oli siis 4 aastat tagasi või? Jah, midagi sellist, ütleme 5-4 aastat tagasi. 5 aastat tagasi. Ja siis mina mõtlen, et kui ma saaksin, nagu ma üks päev sõitsin tööle sealt poodi ja mõtlesin, et issand, et ma sõidan praegu enda poodi tööle. Et kui ma saaksin minna enda juurde tagasi sellel hetkel, kui ma seal värisesin ja teha endale pai ja öelda mingi Brenda, üli chill. Kõik on üli hästi, tee seda, mis sa õigeks pead, tee kõik oma sisetunde järgi, mida sa arvad, mida sa tahad. Ja nagu 4 aasta pärast sa sõidad siia keskusesse ja sul on oma pood seal, vaata. Ja siis mul mingid, issand, kui lahe lihtsalt, pisar silmas, lähen poodi avama, vaata. Ja kuna praegu on hästi kiire soulhega, siis on ülioluline mul, et ma meenutaksin selliseid asju. Et ma teadlikult tegelikult hommikul sõidan tööle, siis ma mõtlen mingeid asju, et kuna tööd on nii palju, mis on väga tore, seal on nagu mingid teised faktorid, millest ma ei saa praegu siin vist väga rääkida. Mis sa arvad? Jah. Pigem vist mitte. Natukene võib-olla pärast natukene räägin. Aga jah, ühesõnaga, et siis on nagu ülioluline selliseid asju endale meenutada ja selle ma siis tõin ka paralleeli kogu selle eelmise teemaga, selle konsultatsioonidega, on ja. Et ongi see, et tegelikult et ongi neid hästi palju agasid ja miks mulle nii meeldib konsultatsioone teha ja miks mulle meeldib nende inimestega tegelikult chattida ja rääkida, ongi see, et ma mäletan seda tunnet, mul oli nii suur unistus tulla Austraaliasse ja nagu ma ei julgenud ja ma ei saanud ja ma ei osanud inglise keelt ja seal oli nagu miljon aga ja kõigil on need agad, on ja. Aga et nagu tuleb lihtsalt astuda see üks samm
ja minul piisaski selles, et ma tulin Austraaliasse, ma täitsin ära oma ühe unistuse, ühe väga suure unistuse ja sealt edasi oli juba nii palju lihtsam nagu liikuda, et ma tahaks võib-olla seda ja issand, saingi järgmiseks hetkeks selle, tahtsin vänniga ringi sõita Austraalias, sain selle, on ju, ja nii edasi, et me järjest hakkasime kuidagi neid eesmärke panema ja nii edasi. Ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et kõik, kes tahavad Aussi tulla, minna kuskile elama, teha mida iganes. Ja siis seal on aga. Ja sa ei tea mingisuguseid samme, kuidas sinna saada või aga ja bla, bla, bla. Aga mis siis, kui juhtub see või teine asi? Siis mina ütlen, et sa ei saagi teada mitte kunagi, et kui juhtub, mis sa siis teeksid, bla, bla, bla. Kui sa ei tule või kui sa ei astu seda sammu, sa lihtsalt lähed kohale, tuled siia kohale, lähed kuhu iganes sa tahad elama minna. Ja siis kui tekib see aga mingi hetk või mingisugune probleem, siis sa lahendad selle probleemi ja siis sa astudki niimoodi sammu haaval edasi. Et kui ma praegu mõtlen tagasi kogu Soulehe teemat, see on täiesti crazy lihtsalt, see ei ole võimalik. Ja ma ei teadnudki, mais me avasime poe. Mul oli plaanis pood avada niikuinii, ma käisin palil, tagataustaks ongi see, et ma käisin märts-aprill palil. Siis ma tulin tagasi, palil oli juba see plaan, et septembris ma avame poe ja me käisime tegelikult minu meelest, kas me käisime isegi enne palile minekut vaatamas äripindu. Minu arust peale pali. Peale vist, jah. Mingi aprillis siis, mais tulime tagasi. Ja põhimõtteliselt, kui me mais tulime palilt tagasi, siis me vaatasime äripindu, et septembris avame, kuna juulis oli plaanis 5 nädalaks Austraaliast ära minna, siis 2 nädala pärast me avasime seal ostukeskuses poe, mais. Tšuke pool kogemata juhtus see. Ups, avasime poe. Aga oli? Ja oli, 3 päevaga avasime poe või 4 päevaga. Ja niimoodi need asjad juhtuvadki. Ja siis ongi see, et tegelikult ma kuidas see võimalus mul tekkis, ma ei tea, mis võimalused on, mis diilid on. Ma ei oleks osanud uneski näha seda, ma ei oleks osanud seda mitte kuidagi sammudena ette näha, ette mõelda, et see ongi siis see asi, et tekkis võimalus, mul oli okei, ma haaran sellest kinni ja siis lihtsalt sammu haaval. Lihtsalt kasutad ära võimaluse, mis elu sulle ette viskab ja ega kunagi ei teagi kõiki neid võimalusi, mis elu ette viskab, aga lihtsalt tuleb vahepeal tuleb lihtsalt olla õigel ajal õiges kohas ja märgata neid asju. Ja kui see väike asi tuleb, siis võtad sellest kinni. Nii et ja selle paralleeli ma toongi kõigega, et kui ongi see, et ma mäletan, kui ma neid ehteid esimene päev tegema hakkasin, et äkki panen Facebooki marketplace'i müüki, on ju, et siis ei teeme oma ettevõtte, tundus nii suur ja õudne, et okei, veebipood, see on juba see on mingi 3 aastat olnud suvas veebipood enam-vähem, et nüüd käisime marketitel, et tegelikult eelmine aasta meie eesmärk oligi käia hästi palju marketitel, et nii-öelda erinevates linnades asjades levida, on ju, ja siis see aasta meil oligi plaanis avada pood, mille me avasime palju varem, kui me arvasime ja avasime selle keskusesse, mitte kuskil mujal, on ju, ja ma veel järgmise aasta eesmärk ei ütle, aga need on ka mingil määral nii-öelda paigas, aga samme ma ei tea. Ja ma ei saagi neid teada, need tulevad jooksvalt. Aga minu arust see ongi ettevõtlus selles mõttes, et inimesed vaatavad ja et inimesed mõtlevad või võib-olla lihtsalt mina kunagi mõtlesin niimoodi, et sa näedki mingit ettevõtjat ja muidugi edukatel ettevõtjatel on mingisugused sammud ja mingisugused asjad sul on mingi aimdus, kuidas sa seda tegema hakkad, on ju, aga lõppkokkuvõttes enamus ettevõtjad ei tea neid 100% nüüd, et selle sammu istub see sammu siin. Ja see on see suur eesmärk, on ju. Et ütleme, et kui sa kirjutad raamatuid, et kas su esimene raamat või su 7. raamat müüb alles 1 miljon koopiat, on ju see eesmärk on müüa 1 miljon raamatut. Et seda sa kunagi ei tea lõppkokkuvõttes. Ja minu arust see ma ei tea, minu arust see ongi nii lahe selle iseenda ja vahepeal ei saa aru, et mis me selle Soulehega teinud oleme ja mis me loonud oleme.
et see ongi sihuke lahe, ma ei tea, see on lihtsalt sihuke igapäevane ja vahest see võib tunduda, vahest see muutub tüütuks ka, et ma tahtsin öelda, et see on igapäevane probleemide lahendamine, mis on mingil määral, et on nagu ülilahe, et sa lihtsalt, et keegi ei ütle sulle, et noh, ongi see, et sul ei ole mingit ülemust, on ju, et sa lähed küsid, mul on sihuke probleem, mis me teeme. Mina ei tea, siis otsidki, leiutad, Pead mõtled, ise mõtlema arutad kõik, jah. ja siis lahendad selle probleemi nii hästi, kui tollel hetkel oskad. Ja siis järgmine kord, kui see probleem tuleb, oskad juba natuke paremini ja kui kolmas kord tuleb, siis oskad veel paremini. Et see nagu mulle tegelikult nagu megalt meeldibki. Ja sealt ongi vaata seesama, mis sa rääkisid, et ettevõtjad ei tea, on ju, noh, on kindlasti neid, kes ei tea, on kindlasti neid, kes teavad ka, et need, kes siin teevad juba oma 10. ettevõtlust, on ju, ettevõtted, siis tal on kindlalt väga strateegiliselt, ta teab, on ju. Aga isegi nendel inimestel on seal mingid sammud, mida sa ei tea kunagi. Et kui sa oled ikkagi uue asjaga väljas, uue tootega või teenusega või mis iganes, siis lõpuni välja sa nagu ei tea. Aga jah, ma ei mäleta, kus ma pooleli jäin. Et mis mu nagu, ma tean, mul oli kogu point tegelikult, mingi point sellele, aga mul läks see meelest ära. Ma räägin, ma ei suuda praegu tegelikult väga nagu keskenduda ja üldse asju võtta, et ma olen väga ja. Meil siin oli niimoodi, et no nüüd on, kui me salvestame, siis on novembri lõpp või kui see välja tuleb, on detsembri algus teil kohe. Meil oli eelmine nädalavahetus oli niimoodi, mina ärkasin pühapäeval üles ja oli sihuke aus sihuke tööpohmakas oli lihtsalt. Et noh, muidugi on minu enda töö, mis läheb järjest kiiremaks siin, kui läheme suve poole. Ei, see on Brendal, siis oligi niimoodi, et minul oli pühapäeval tööpohmakas ja Brendal oli siis eile ehk esmaspäeval oli sihuke tööpohmakas, et pea valutab ja... No ikka sihuke nagu haige olla null energiat, et energia oli miinustes. Ei olnud isegi null, vaid oli miinustes. Nii et jah, oli sihuke keeruline. Aga noh, ja see ongi, on paremad päevad ja on halvemad päevad ja siis vahepeal nendel halvematel päevadel ka mõtled siis, et kui meil niigi on see Soulhead, kes toob raha sisse ja kes tegelikult nõuab nii palju, eks ole, lihtsalt tähelepanu mõttes. Et siis kas ja miks me teeme üldse seda mingit podcasti ja YouTube'i sisu ja et kui on need väsinud päevad seal mingid, mis mõttega me teeme, miks me istume siin tund või 2 tundi ja räägime ja siis lähme ja teeme oma õhtusööki, samal ajal filmime seda, et saaks kuhugi YouTube'i panna. Et see tundub nagu nii mõttetu mingil määral, aga siis jällegi nendel headel päevadel, kus teie kirjutate meile, kus võib-olla mõnel videol läheb hästi, saame positiivset tagasisidet, siis see tundub nagu kõige lahedam asi üldse. Ja noh, tegelikult lõppkokkuvõttes ta ikkagi on, ta on meie hobi. Et see ei ole nagu, et see podcast ja YouTube ja Instagram, need ei ole nüüd mingid tööd ja ega need aga lõppkokkuvõttes seal ikkagi on ka strateegia ja seal on järjepidevus, mis tähendab, et see nõuab ikkagi tööd. Et me võime öelda, et see on hobi, aga nagu hobi võib sul olla selline, et sa käidki seal mingi 2 korda nädalas või korra nädalas ja siis järgmine nädal ei lähe, kui sul ei ole aega või mis iganes, siis see siin nõuab väga palju aega. Nagu hobina pluss raha ka, nagu me maksame ka selle eest nagu normilt. Et nii ajaliselt, rahaliselt kui ka ikkagi tegelikult on strateegiline järjepidev töö. Nii et ma enam teda puhtalt hobi alla ei liigitaks. No jah, ja pluss ta on mingil, eriti kui oledki võib-olla, eriti kui nii-öelda meie mõlema igapäevatöö, siis sinul Soulhead, minul igapäevatöö, see lennukid on ju, et kui see läheb nagu pisimaks, samamoodi nagu, ma ei tea, kas me just enne seda salvestasime Patreoni ja Spotify boonusepisoodi, ma ei ole nüüd kindel, kas ütlesid seda seal või ütlesid siin selles episoodis, et kui see kõik läheb nii kiireks, kui see kõik on nii palju 1500 mõtet, siis ongi see, et tegelikult ju ikkagi lõppkokkuvõttes see on Instagram, YouTube, podcast, see on kõik sisuloome, ehk siis see on loovtöö. Ja noh, sinul on väga palju ka loovust, eks ole, igapäevatöös ja samamoodi minu Soulhead töös on ka loovust palju, aga otsa saab. Aga otsa saab loovus. Ehk siis ongi see, kui sul on nagu, ja eriti nagu me oleme minu arust avastanud viimaste aastatega, et loovus jooksebki errorisse siis, kui on hästi palju
praktilisi asju on nagu Jah. selles pipeline'is või nii, et kui sa mõtled selle peale, kleepsud on vaja tellida, kotid on vaja tellida, see on vaja tellida, ahah, see kuu üüri kokkuvõte tuleb teha, rahatabelit tuleb teha, et kui see kogu see praktiline asi nagu kuhjub, siis see loovus ei saa välja. Sellele inimesele tuleb mingeid nõmedaid asju meelde tuletada. Jah. Taad sellist listi juurde panna. Kellele me nõmedaid asju meelde tuletame? See on see Brenda, võib-olla pärast räägin, no eks vaadake siis, kas ta räägib teile pärast. Et jah, kui need nagu praktilised asjad kasvavad, siis ongi seda loovat, et selles mõttes, et meil ei ole kunagi, kui me teeme näiteks YouTube'i sisu, näiteks meie nädalavahet, meil ei ole mingi, vahest ikka on see, et kuule filmi ka, vaata. Aga meil ei ole, nüüd peab filmima hakkama, vaata. Et see tuleb nagu loomulikult, meile meeldib seda teha, see on nagu lõbus. Oota, ma korra nagu, ma kadusin ära korras. Et kas sa ütlesid, et minu meelest YouTube'i tegemine on hästi loomulik meil, et see, et me filmime, see ei võta lisa-effortit mul nagu null, reaalselt null. Just seda ma rääkisingi. Jah, väga hea. Aga kui me oleme liiga väsinud, et oligi niimoodi, et mõlemal silmaalused olid sinised, on ju, see mingi päev sa tegid seda sinki, see oli eelmine pühapäev vist. Siis ma oli küll, et kuule sa teed jõulusinki, et see on ülihea nagu YouTube'i materjal, mida nagu näidata, kuidas siis et see on ju USA-s ja siin nagu nii populaarne, et see oleks ülilahe näidata sinu see, ma ei tea, apelsinimarinaad või mis iganes marinaadis sa teed seda, aga me mõlemad olime nii väsinud, et see oli mingi ei viitsi, täna ei hakka filmima. Marmelaadi marinaadist on sinki, nii et kui tahate, et ma enne jõule teile väikse retsepti teeksin, siis visake kommentaar alla. See sinki on meil siiani külmkapis ja ma arvan, et sa ei saa seda enne jõule teha, aga jõuludeks, nojah, ma ei tea. Ei tea, aga jah, et see on nagu jah, ja see, mis sa ütlesid, oligi see, et ei ole üldse olnud seda podcasti nagu vibe'i, aga ongi see võib-olla, et seda loovat õhustikku on raske tuua enda ellu, kui on nii palju neid praktilisi asju, mida tuleb kogu aeg teha. Et ma arvan, et see on ka nagu üks probleem on viimastel nädalatel. Seda räägitakse vaata niikuinii, et see ei ole mingi teema, et rügame kõik ennast lolliks 7 päeva nädalas 13 tundi käi tööl vaata ja nagu et meie töö ei ole see ka, et ma nüüd istun arvuti taha või istungi laua taha maha ja teen tööd, vaid see on nagu kogu aeg, mingid loovusasjad on kogu aeg, on ju, või ma tihti peal praegu, eriti Soulehele, ma tõesti, ma ei suuda ennast välja lülitada, et sellest hetkest, kui tegelikult maikuus nii-öelda pood tuli, et siis nagu alguses võib-olla mitte, aga ma ütleks, et siuke poole pealt on tegelikult mul nii hästi balanssi toonud see, et pood on nagu eraldi, et mul ongi kõik need asjad seal, mul ei ole võimalik kodusehteid teha. Eraldi füüsiline koht. Jah, ma ei saa kodusehteid pildistada, ma ei saa mitte midagi teha, sest mul ei ole neid siin. Mul ei ole materjali siin, mul ei ole ehteid siin, välja arvatud pollupärid kõrvarõngad on ju. Aga kõik ehtetarvikud asjad on mul poes, ma teen neid seal ja kui vaja, siis ma pean planeerima, et nad koju tuua on ju. Et see viis nagu ülihästi kuidagi nagu lahku selle elu Soulehega selles mõttes, et ma sain õhtul ilusti ennast välja lülitada ja tegeleda muude asjadega ja see oligi, et päeval ma tegelesin Soulehega, õhtul tegeleme miks mitte asjadega, kuidagi mulle tundus, et see kõik oli nii mõnus, nii balansis. Aga nüüd tuligi see kolimise ja see pauk otsa vaata ja siis ma arvan, et sealt ongi siis see Soulehe võtab praegu nii palju ja ma tahan rõhutada, et see on väga lahe. See on ülilahe, et see ei ole nagu asi, mida siin vingume praegu, vaid lihtsalt räägime nii-öelda natuke telgitaguseid. Aga ma räägin, ma ei suuda lihtsalt, mul mõte läheb niimoodi uitama, et mul oli nagu mingi mõte, millest ma võtsin sult selle jutu lõnga üle ja ei oska lõpetada seda. Ma reaalselt ei mäleta, millest ma alustasin. Ega ma väga palju parem ei ole. Kõik teised praegu kuulavad on kõik on mingi. Sa rääkid sellest, et nagu palun leia see koht üles vaata. Jaa, aga ei tea. No, vist ikka rääkisime sellest praktilisust ja loovusest või ei või? No jah, aga et Soulehe seda kuidagi, meelde tuli, et see 13 tundi on ja
et üldse ei räägi sellest, et peaks ennast ribadeks tõmbama ja nii edasi, see kindlasti ei ole okei, kindlasti ei tohi seda teha, pigem nagu võtta omale vabu päevi, puhkehetki, sa pead oskama ennast ühel hetkel nagu välja lülitada ja eriti kui on kodus kodukontor, et siis sul on nagu, sa pead oskama neid nagu laiali hoida oma vahel, et seda on väga raske saavutada alguses. Mina ütleks, et mina selle tegelikult olen praeguseks saavutanud. Lihtsalt jätame praeguse kuu välja ja noh, nii hakkab arvatavasti iga november-detsember mul olema. Aga et selles mõttes, et ei tohiks olla seda muljet, ei jääks, et rügage ennast lolliks. Ei, kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Aga seal juures see teine äärmus, mida räägitakse, et kerguses kõik tuleb ja kerguses teeme, kerguses ma loon ehteid, kerguses ma teen asju, aga kerguses sa ei juhi ettevõtet. Sa ei vii oma ettevõtet kasumisse, kerguses väike liblikana ringi lennates on ja. Või siis ka kõik mingisugused, kõik loomaasjad, mis me teeme, sa teed neid kerguses, aga mingi strateegiad või mingisugused asjad, et see, et iga teisipäev läheb podcasti episood välja, ei ole ju kerguses, et ta võib olla kerguses loodud, aga sul on mingi struktuurne asi seal. Ja, just. Et vana hea, et ei ole üks äärmus hea ega teine äärmus hea, et proovime selle vahel balanssi luua, on ja. Proovime asju teha kerguses, aga samal ajal sa pead nagu olema töökas ja strateegiline ja kõik see osa ka, et lihtsalt need asjad kaks kokku, et sa ei saa nagu lihtsalt ringi tilulilutada ja chillida ja siis nagu olla mega edukas, on ja. Või siis teistpidi, et sa ei saa nagu ribadeks ennast tõmmata, sest siis ka sa ei ole mega edukas, vaata, et sa ei ole nagu ühtegi pidi. Lihtsalt tahtsin seda kuidagi siia juurde mainida. Ja nagu kui te lähete kuulate, minu arust selle aasta alguses tuli Soullehe episood välja, kus me rääkisime, kuidas Soullehe sündis ja kuidas Soulehel siia enam-vähem eelmise aasta detsembri lõpuni läks või jaanuarini, siis seal me tegelikult rõhutasime ka seda, et see aasta me nagu üritame seda balanssi leida. Et see on nagu jah, ja see pood on toonud sellise mingisuguse sisemise rahu, et kui enne oli kogu aeg siuke ringi jooksmine ja kuidagi enese tõestamine või ma ei oskagi öelda, et ta on kaasa haidanud väga-väga palju ja nagu sa ütlesid, meil uueks aastaks on uued eesmärgid ja loodetavasti Soulehel läheb paremini kui kunagi varem. Jah, siiani on niimoodi olnud, et järjest nagu paremini läheb, on ja. Just. Aga jah, ma tegelikult nagu tahaks hullult seda podcasti teha niimoodi, et teemegi nagu emotsiooni pealt, et me oleme proovinud vaata igast neid episoode teha niimoodi, et kui me oleme reisilt tulnud emotsiooni pealt, kõik asju teeme emotsiooni pealt, et siis on see nagu õige. Mulle meeldiks seda ise kunagi 20-30 aastat hiljem kuulata ja asjad lähevad lihtsalt meelest ära. Ja tegelikult ma tahaks ka seda Soullehe teemat emotsiooni pealt rääkida ja mitte mingit mulli ajada, et nagu mis päriselt praegu toimub, mis mind nii offi tõmbab, mis on probleem vaata ja kuidas seda kõike, aga ma ei saa vist seda puhtalt nagu turvalisuse pärast teha. Ma lihtsalt mõtlen seda, et sellega on seotud teised inimesed ja siin Griffithis elab eestlasi, kes võivad kuulata meie podcasti, kes võivad olla nende inimeste sõbrad. Või tõenäoline, aga võimalik. Tuttavad, et see võib olla tõenäoline, või see on üsna tõenäoline. Ma ei usu, aga see võib tõenäoline olla. Ja ma lihtsalt nagu, mis sa arvad sellest? Ei, mina arvan, et sa võid rääkida. Arvad? Jah. Aga ühesõnaga, palun lubage nüüd kõik, et ei lähe seda nagu, tegelikult tead, vahet ei ole. Seal ei ole nagu ükskõik isegi, kui keegi läheb kuskil kellegile midagi rääkima, siis kõik asjad on õigustatult. Mul ei ole nagu ühegi asjaga nagu midagi, et umbes ma ei klatši kedagi taga. Mul on nagu kindlad faktid, mida ma ütleks ka sellele inimesele tegelikult. Aga võib-olla nagu kogu selle rändi jätame siis nagu sinna hetke, kui see on natukene turvalisem meile, kui see nii-öelda koostöö on lõppenud. Jah. Kas sa tahad kuidagi sisse juhatada seda? Räägime, anname väiksed ampsukesi teile ja siis teate, kui tuleb järgmine Soullehe rant episood, siis see tuleb tegelikult kogu sellest poe teemast. Et nagu te olete tähele pannud, siis tegelikult me oleme ammu lubanud
kui me tegime selle viimase Soule episoodi, et me hakkame iga natukese aja tagant tegema, aga nüüd, kui poe avasime, siis me ei ole seda teinud. Ma loodan seda hetki, millal saada teha seda nagu puhta emotsiooni pealt. Sinna võib-olla läheb nagu natuke aega, et kogu teemat täielikult välja rääkida. Aga me võime natukene nagu rääkida. No, nagu me kuskil oleme arvatavasti jaganud ka, et me hetkel seda poodi, see ei ole ainult meil nii-öelda üksinda, ainult meil. Et me jagame seda pinda ühe teise inimesega, ühe teise loojaga. Ja ta on austraallane. Ta on, ma arvan, et ma ei tea, varajased 50, hilised 40, midagi sükest naisterahvas. Ma tean, et tal on sama vana laps kui meie. Jah. Nii et temaga me oleme siis umbes pool aastat seda poodi teinud koos ja ütleme niimoodi, et suhteliselt algusest peale alates võib-olla jah, meiesugused, kuidas me seda poodi näeme, kuidas me seda poodi haldaks, on nagu üpris vastupidi. Ja meil oligi seal alguses kohe olid väga pingelised situatsioonid, kus põhimõtteliselt, kui meie kihlusime. Ja kihlumise ajal, ja. Meie kihlumise nädalavahetusel olid suured draamad, kuidas, kui meie lahkusime osariigist, siis terve pood tõsteti ümber. Oi, ma tõmbasin siukse draama. Siuke draama oli. Ja üleüldiselt see, kuidas meie teeme äri, kuidas meie eeldame, et minu meelest seal isegi ei ole see, et kuidas meie teeme äri, vaid nagu kõige nagu iga üks teeks niimoodi. Või nagu seal ei ole isegi küsimust, seal ei ole nagu mingit arutelu kohti. Nagu öeldakse, siis common sense ei ole väga common, et kuidagi ei ole see, mis meile tundub nagu loogiline iseenesest mõistetav, ei ole kuidagi moodi loogiline iseenesest mõistetav. Ja eks see tekitab väga palju hõõrdumisi ja põrkumisi ja hõivab väga palju aega nagu mentaalselt. Just. Et palun päriselt nagu, kes iganes te siin Griffithis elate, kui te kuulete seda episoodi või olete, ma tean, et nagu mingid inimesed, selles mõttes fakt on see, et kui keegi siit praegu kuulab ja meie poes käinud, nad teavad, kellest me juba räägime niikuinii. Ja fakt on see, et ka tema saab aru, kes on eestlased, ta saab aru, kui inimesed nagu eesti keeles kuskil räägivad ja nii edasi. Ja ta eesti keelest ei saa aru. Ta ei saa eesti keelest aru, aga ta nagu saab aru, et räägitakse eesti keelt. Ja ma tean, et iga kord, kui keegi eestlane meil poes käib, siis ta räägib mulle ja ma tean, et Hillstonist ja siit ja sealt ja siit kõrval linnadest käivad on ja tema juures ka, ta teeb seda käelugemist lisaks siis tema müüb küünlaid. Et siis ma tean, minu meelest keegi eestlane käis ka tema juurest ja rääkis mulle seda. Ja, võimalik. Nii et lihtsalt palun ärge nagu minge talle seda rääkima ega ka mitte kellegile teisele, et see ei jõuaks tema kõrvu, sellepärast et me räägime seda podcastis. Aga nagu lõppkokkuvõttes nagu ongi see, et mina räägin oma elust lõppkokkuvõttes ja oma asjadest, nii et ma arvan, et vahet ei ole. Aga jah, tegelikult oligi see, et tekkis lihtsalt selline võimalus meil koos sellist asja teha ja mõtlesime, et miks mitte. Proovime ära, sellest võimalusest pidi kohe kinni haarama, et see ei olnud selline asi, et mõtleme ja kaalume nüüd 7 aastat, kas me lähme või ei lähe. Ja me tegutseme üsna kiiresti. Ja ma saan sellest aru, et ma ei saa oodata teistelt inimestelt sama. See on täiesti nagu fine. Et kui nagu mõelda sellele algusele, et kui mul tuli nagu see mõte pähe või see võimalus tekkis, see tähendab, et nagu kohe praegu ja nagu ma ütlesin, me avasime poe 3 päevaga ja ma ei mõtle siin me all nagu seda teist inimest, kellega me poe avasime, vaid mina, Hans ja Kaisa Marek käisid ka meil abis vaata. Oli ju 3 päevaga või? Minu meelest 3 päeva saime võtmed ja laupäeval avasime. Kas see on järgmine laupäev või? Võib-olla saime teisipäeval võtme, eks 3 päev, 4 päev reede. Jah, 3 päevaga ikkagi, teisipäeval saime võtme. No võimalik. Ma ise ei mäleta, see oli pool aastat tagasi. 3 päeva. Ja me avasime poe. Ja see oli pop-up pood on ju, selles mõttes. Et me ei teinud seal, et me pidime siis tegema poe niimoodi, et
kõik, mis seal on, põhimõtteliselt seda pinda kasutama, on ju. Et ei saanud seal hakata mingit remonti tegema ja nii edasi, kuna see oligi prooviks, on ju, et kuidas seal läheb. Ja tegelikult ega ma lõpuni välja see algas koos selle inimesega 3 päeva hiljem, ma lõpuni välja ei teadnud, kas ta tuleb või ei tule sinna poodi. Küll tal ei sobinud see koht ja too ja kõik mingid asjad, et tegelikult siin oli 5 punast lippu. Lipukesed lehvisid. Esimesest jutust saati olid nagu punased lipud minu silme ees, nina all lehvisid ja ma reaalselt teadsin seda siis ka. Aga nagu kuna see oli räägitud, me saime nagu, see kõik käis nii kiiresti ja tänase päevani ma tegelikult ütleks, et see oli hea otsus, et ma ikkagi sinna läksin või selle tegime. Ja kõige parem otsus kogu asja juures oli see, et me võtsime kogu selle asja ajamise ikkagi enda õlule. Ja. Et nagu meie ajasime asju sellega, et millist pinda saada, bla bla bla, on ju. Keskusega suhelda, kõik see. Mis tähendab meile paljud, nagu meie teeme kogu selle töö ära, aga see on meile turvalisem, on ju. Just. Ja nii et jah, algusest peale nagu tegelikult tal ei sobinud see pind, siis tal ei sobinud toa, siis ta nagu käis ja vingus veits mingite asjadega, siis nagu lõpuks ma ütlesin ka talle, et tule, ära tule, mina avan ja mina plaanin avada laupäeval. Ja ma arvan, et see ei ole kellegi kõrvu nagu tore asi selles mõttes, et see ei olnud asi niimoodi, et me planeerisimegi 3 kuud, et hakkame koos midagi tegema, lihtsalt taevast kukkus alla sulle võimalus, mine kohe sinna poodi ja ava sinna pood, kui sa tahad. Sa kas ütled jah või sa ütled ei ja siin ei ole rohkem valikuid. Just. Ja seal ei olnud nagu mingit kohta, et mulle seal ei olnud vingumiskohta. Sa ei saanud valida teist pinda, sul ei pakutud 3 erinevat varianti. Valik oli kas jah või ei. Valik oli kas jah või ei. Nii et jah, ma saan aru, et see ei olnud alguses, ei tundunud ideaalne koht, bla bla bla, aga mul oli mingi, et võta või jäta põhimõtteliselt. Ongi see võta või jäta saade, vaata, see kohver. Deal or no deal. Jah, et siin ei ole Alari Kivisaar küsis. Ja, et see ei kõlaks, et see oli nagu minu jaoks mingi, et mina võtan selle ja sina umbes tee, mis tahad, vaid lihtsalt pidi, on ju. Aga nii pidi, otsuse pidi seal langetama ju, ja. Et seal ei saa nagu kaaluda ja mõelda ja lõppkokkuvõttes jah, see pidi kiirelt tegema ja et meil ei ole ka nagu jah, see oligi lihtsalt, oleks teinud koos, on ju, või me olemegi nüüd teinud seda koos, lihtsalt puhtalt nii-öelda pinna mõistes, eks ole, et tema on ikkagi oma business ja meil on oma business, et meil ei ole kuidagi selles mõttes me ei ole koos. Ja kuna me olime täiesti eraldi ka, siis seal ei olnud sellist mingit asja, et ei, et me oleks nüüd siis olnud mingi, ei, teeme ikka, tule ikka. Vaata, oligi see, et kas sa tuled või ei tule, kas see sobib sinule tol hetkel või ei sobi, aga need on need tingimused, mis praegu antakse ja küsimus ei ole, kas meeldib või meeldib, küsimus on, kas tuled või ei tule. Jah, taevast kukkus alla sulle sülle otse ülihea võimalus. Võtta just. Või jätta kogu lugu vaata. Just. Ja mina otsustasin võtta ja mina ei viitsinud kuulata tema vingumist, vaid ma õigi mingi, et jah, et nagu mida iganes on ju, et mina võtan, või tähendab, et mina avan poe ja sa tuled või sa ei tule ja laupäeval ma prooviks poe avada ja kui minu point ei olnud ka see talle, et sa pead laupäev siin olema, võid tulla ka nädal hiljem, mul jumala ükskõik vaata, nagu mul jumala savi, mina avan poe lihtsalt, oli minu eesmärk ja mul on ka see, et kui ma nagu midagi pähe võtan, et siis nagu ma ütlesin, ma ei suuda praegu millelegi muule mõelda kui soulehel on ju. Ja siis me avasime 3 päevaga poe ja me saatsime talle ka meili kohe, et selline lugu ja bla bla bla, et kui sa tahad tulla, et siis laupäeval avaks ja et ma lihtsalt nagu tahaks teada, et kas sa kavatsed see nädal tulla või mitte, et kuna laupäeval oli siis keskuses marketi päev, et kas ma siis panen oma asjad nagu poodi hästi laiali või ma panen kokku, et kas ma jätan talle ruumi või ma ei jäta talle ruumi. Ja ta ei andnud mulle ju reedeni teada, ta ei vastanud mulle reedeni. Ja siis ta reede lõunal vastas, et ikkagi tuleb. Nii et siis ma reedel tegin kõik ümber. Ma tegin esiteks 3 päevaga, koristasin selle igast jama, nagu tegin selle pinna nii normaalseks, kui sai teha ja seal oli väga-väga palju tööd. Tegin selle kõik puhtaks ära ja siis tema tuli väike liblikas reedel kohale sinna ja ütles, et nii, ma ikkagi nüüd tahan. Kergusest tuleb teha asju, Brenda, sa ise lihtsalt rumal. Teised teevad kerguses, sina rassid. Jah, rääkisime just sellest, on ju. Tegelikult sealt see balanss mul tuligi või see mõte, et ei kahjuks nüüd ma olen pool aastat näinud ka väga reaalset
kõrvalt reaalset asja, et ei saa kerguses liblikana väikest kõva ettevõtet ajada ja seda nagu kiiresti ja kaugele viia. No kahjuks lihtsalt see ei toimi. Aga jah, nii et nagu tegelikult suured, punased, mitu lippulised lehvisid. Aga noh, seal oli juba see, et tead, vahet pole, on ju. Algusest peale nagu noh, kas teeme miksi või teeme poe pooleks või jagame nagu lihtsalt ära kuskil asjad. Et siis tema ütles, et tema ei tea, et mis mina arvan, siis ma ütlesin, ma arvan, et proovime miksi. Paneme nagu mööda poodi, kõik asjad laiali, äge. Ja siis, mis siis edasi sai? Siis me läksime Gold Coastile vist. No see vist ei olnud suht kohe, aga mingi 2 nädalat vist olime olnud. Meil oli kohe kokkuleppe selline, et vaatame, kuidas läheb, lepime kokku oma vahel, et nagu mõni päev on tema, mõni päev mina, et siis meil ei ole mõtet samal päeval koos seal olla ja et oleme siuke 4 päeva nädalas lahti prooviks olla, on ju. Et siis mõlemad 2 päeva, et ei ole palju alustuseks. Ja siis oli kohe mõlemal ju tegelikult mingid nädalad, mul oli see, et ma olen juulis 5 nädalat ära. Tema käis seal 2 nädalat kuskil ära ja nii edasi, et siis katsime meie üksteise neid nädalaid, et selles mõttes tundus, et kõik oli väga paigas alguses on ja selles mõttes. Aga jah, me seal siis 2 nädalat nagu olime toimetanud. Ta mainis, et mul oli ka, et kuna alguses ta ise kohale ei tulnud, ma panin asjad nii, et kui midagi on, anna teada, muudame ümber, bla, on ju, et kui sa tahad mingid riiuleid juurde ja nii edasi. Siis ta vahepeal mainis, et ta tahaks mingit riiult, tõmbasin kõik oma asjad sealt tühjaks, on ju, ja siis need muutusid hakkasid käima nagu iga päev. Et iga päev ta tahtis mingit, mis iganes asja, siis ma oli ka nagu, et meil on meelest, me rääkisime sellest, et me võime täiesti vabalt poe pooleks lihtsalt teha. Kõige lihtsam vaata. Aga jah, see on juba, nüüd ma tean, see on nagu käik, vaata, kui sa hakkad poes asju nagu iga päev ümber paigutama, siis see on nagu mingi paanika müük, vaata, et äkki siin müüb paremini kui seal ja äkki siin kuidagi on valesti ja minu nagu tooteid pole veel liiga hästi näha või ma ei tea, on ju. Ja tegelikult vaata, esimene päev, kui me avasime, siis meil sõbrad käisid, ütlesid ka, et nad isegi ei saanud aru, et seal ei olnud ainult mina, on ju. Et nad põhimõtteliselt ei pannud neid küünlaid tähelegi. Aga see oli sellepärast, et ta ei toonud, ta tõigi 10 küünalt, on ju, et mis ma teen, eks ole. Et tal oli, mina ei tea, sold out kõik asjad või ma ei tea, miks ta ei toonud, on ju. Et see on jälle siuke, et mina ei tule sulle ju sinu tooteid tegema, vaata. Ja see on kõik siukene algus siis, on ju, ütleme niimoodi. Ja siis me läksime Gold Coastile kihluma. Või mina ei tea, me kihluma lähme, eks ole. Me läksime lihtsalt väiksele reisile. Ja mul oli spioonid siia pandud. Ma räägin, ma juba nagu need punased lipud olid mul teadlikult algusest peale selles mõttes, et see ei ole mu praegune avastus. Et ma teadsin juba siis, et võib-olla nagu need on punased lipid, võib-olla ma ei teadnud, et äkki nad siis olid oranžid. Jah, päris punased veel ei olnud. Aga seal mingisugused asjad olid nii, et mul olid spioonid siin Griffitis, on ju, kes siis andsid mulle teada. Ma ei teagi, kuidas see kõik algas. Mingisuguses kuidagi muud moodi ma sain teada selle, et ta muutis seal poes mingid asju ümber. Jah. Sa oled mingi pilt vist. Ja, aga siis ma lasin pilti minna tegema. Nii et ma ei tea, näed, oleks pidanud kohe salvestama, oleks kohe meeles olnud, sellepärast tulebki teha kohe emotsiooni pealt asju, on ju. Nii et ma sain pildid, kuidas pood oli ümber tõstetud ja sellest ei ole mitte midagi, kui sa tõstad poe ümber, kui me teeme seda koos. Aga mina olin kogu töö ära teinud, me olime kokku leppinud, me olime rääkinud sellest päev enne seda, kui ma lendasin Gold Coastile. Me muutsime veel mingeid asju ümber, ma küsisin, kas kõik on nüüd hästi, ta ütles jaa. Ja kohe, kui ma lendan linnast välja, ma lähen ära nädalaks, siis ta nagu, et tõstis minu tooteid ümber, aga seal ongi juba see point, et vaata, me jagasime poodi ja et sa ei lähe nagu teisi inimese asju tõstma, sellepärast, et sa ei tea ju minu bestsellereid, sa ei tea, mis tooted on, nagu et mul ei ole poes suvaliselt asjad laiali. Mul on väga kindlalt paigutatud tooted, mis töötavad kõrvuti koos. Mul on väga kindlad tooted pandud sinna front nagu, mis on, letile on mul väga kindlad tooted sinna põhjusega pandud. Ja nii edasi, ja siis ta oli nagu tegelikult sealt esiletilt tõstnud ära minu tooted, pannud taha nurka,
üks koht, kus kohast ma müüsin kõige rohkem käevõrusid. Ta võttis sealt kõik käevõrud ära, viis head sahtlisse reaalselt, neid ei pannud, viis kuskile taha nurka, mis ei olnudki põhimõtteliselt nii-öelda esitluskapp, on ju. Ja ta tegi seal mingeid päris palju muudatusi ja midagi me meilis rääkisime niimoodi, et ma nagu andsin talle mõista. Ta ütles, et ta vaateaknale pani asju. Meil on suur vaateaken poel. Ma 2 nädalat hoidsin niimoodi, et pool oli täis minu asju ja pool oli tühi ja ma käisin ja rääkisin talle, et see pood näeb mega nõme välja. Kui pool vaateakent on tühi, et kas sa paned sinna midagi või ma panen ise. Et nagu ma jätsin sulle selle tühjaks sinna ja siis ta mingi panen ja 2 nädalat oli see tühi. Kuniks ma lõpuks panin selle lihtsalt täis asju, sest see näeb nagu kujutage ette poodi pool vaateakent tühi. Nagu see ei ole loogiline vaata. Ja siis, kui ma ära läksin, siis ta tõstis selle kõik ümber, on ju. Ja ta kirjutas ise selle, et ta tõstis vaateaknal paar asja ümber, et ta pani sinna asju. Ja võt nii algaski see hoopis. Ja siis käidi meil spioonid seal pilte tegemas. Ja siis ma andsime vist talle märku ka sellega meilis, et mul väga nagu ei meeldi see, et sa nagu tõstad minu asju ümber ja ma seletasin ka selle asja lahti. Et ma reaalselt olin ju eile poes, on ju 2 päeva tagasi poes, et miks me siis neid ei teinud või miks sa mind ei oota ära või kuidas iganes see asi käib, et see on ju koostöö. See ei ole niimoodi, et sina üksi otsustad mingeid asju, et ma ei ole ühtegi otsust seal poes üksinda teinud, ma olen alati arvestanud temaga, on ju. Arvestades, et ma üksi selle poe sinna niikuinii tegin. Ja just kui me andsime seal meilis mõista, et ma olen nagu väga häiritud sellest, et ta seal mingid muutusi teeb niimoodi, et mind ei ole vaata, et ta tõstab nagu minu tooteid ümber. Aga ta siis sellele mainis, et ta tõstis ainult 2 asja sealt vaateaknalt. Ja siis me ise arvasime tol hetkel, et võib-olla ta muudab tagasi poe. Aga nagu mina arvasin siis, sellepärast, et ta nagu valetas mulle siis ju. Jah. Et ma andsin talle märku, kõigepealt ta kirjutas mulle, et ta muutis vaateaknal asju. Ma ütlesin talle, et okei, mul väga ei meeldi see, et sa nagu niimoodi teed seda, on ju, et me võiksime neid asju koos teha, et kui sa tõstad oma tooteid ümber, jumala eest, pane kas või 24/7, muuda neid ümber, mul ükskõik, on ju. Aga kui sa tuled teise inimese asju tõstma ümber, siis tuleb see läbi rääkida oma vahel, et päris nii ei saa ja et ma olen nagu sellest häiritud. Ja siis ta ütles, et ta muutis ainult seal mingi 2 asja. Ehk siis ta valetas mulle ja tolleks hetkeks ma juba teadsin, et poes on pooled asjad ümber tõstetud. Ja ma reaalselt, me maandusime lennukiga Griffithisse, otse lennujaamast ma sõitsin poodi, et poest nagu pilte teha, et ma füüsiliselt seal, ma ise arvasin, et ta muudab need ümber, aga ta ei olnud neid ümber muutnud, tal oli selleks 3 päeva aega, kuniks ma tulin. Ja ta oli tõstnud minu põhi nii-öelda front kõige tähtsamad ehted oli tõstnud ära nendelt kohtadelt ja ma lugesin kokku ka, ta vist 60-70 toodet tõstis minu toodetest ümber. Ja seal oli veel igasugu mingid tillulilu asju, mis me siis lõpuks ka nagu saatsime vaata pika meili, et selline asi mulle ei sobi, see minu meelest see on nagu täiega austus, et ta ei respekti mind ja minu tooteid, et see ei ole okei. Ja et kogu asi, miks ma nii dramaatiliselt kõigesse suhtusin ka, oli see, et oli teada, et ma 5 nädala pärast lendan Eesti 5 nädalaks. Et kuidas ma jätan nagu sellise inimese kätte oma poe, oma tooted. Ja siis me saatsime nagu väga pika teksti, kuidas selline asi ei sobi ja selline minu jaoks on see täielik austuse puudumine ja et ma ei näe nagu võimalust üldse koostööd teha. Kui siis, et nagu ainuke variant, kuidas ma näen koostööd teha, on pood pooleks ja ma siis nagu me reaalselt joonistasime kaardi ja tegime siis nii-öelda mingid kapid ja asjad nagu ka võrdselt pooleks, et ta ei ole nagu nii, et ühel on parem pool ja teisel vasak pool, vaid meil mingid riiulid on ikkagi nii-öelda segamini, vaata. Jah, et oleks aus ja võrdne. Tahad sa jätkata vahepeal, muidu ma siin matran üksinda. Aga siis nagu korra nagu tundus, et tõmbas nagu enam-vähem normiks selles mõttes, et suuri selliseid draamasid nagu ei olnud korraks seal. Ja seal oli nagu esimene asi tegelikult, vaata, kui me tulime, siis ta tahtis vaata et see väga tähtis osa, kuidas me poe ümber muutsime ka, vaata.
et sa seda tõesti mäleta. ja. Et oligi see, et noh, ma siis kirjutasime väga pika teksti talle, kuidas selline asi sobib, bla, bla, bla. Ja et mina ei näe meil edaspidi koostööd, ehk siis ma ei usalda teda ja kuidas see nagu minule nagu lihtsalt ei mahu pähe need asjad. Ja noh, ma räägin, et see oli üks näide, et seal oli nagu hästi nagu mitu asja minu meelest, mis me kirjutasime, et oligi see, et ma vist panin nagu klaasi peale enda asjad ja siis ta pani, tema ema siis teeb kaarte, väga ilusaid kusjuures, ja siis ta pani oma ema kaardid kõikide minu toodete alla, mis ongi see, et noh, selles mõttes seal tekib ju täielik kirju mingisugune värk. Kirjuks muidugi, jah. Ja lõpuks oli see ka, et ta siis tõstis minu tooteid ära ja pani enda ema maale sinna. Ja lõpuks oli see, et ka üks väga tähtsa argument oli minul see, et kui me alguses üldse rääkisime, et davai, et äkki võtame nagu kahekesi selle pinna, me rääkisime seda mingi emadepäeva marketil, kus me parasjagu olime ja ma ütlesin talle, et minu jaoks on väga oluline see, et me teeme seda kahekesi ja sest nad on rääkinud 2 aastat, need kõik inimesed on rääkinud 2 aastat marketitel, kuidas võiks avada mingi artistide poe. Noh, siiamaani nad avavad seda ja siis nagu selle sama jutuga, selle sama ideega see kõik algas. Ja siis ma ütlesin ka, et aga minu jaoks on väga oluline, et me teeme seda kahekesi, et lihtsalt nagu üldse mitte midagi halva, aga ma tean, et minu ehted ja tema küünlad sobivad lihtsalt visuaalselt väga-väga hästi kokku. Need mõtted, kõik asjad on ju, aga et ma ei näe, et seal võiks midagi muud olla on ju, või noh, et ma ei taha, et seal oleks, ma ei tea, 5 erinevat artisti, et see läheb liiga nagu keeruliseks asjaajamiseks ja nii edasi. Ja kui algus oli probleem, et kas me poe suudame ära täita, siis ütles, et tal on ju ema maalid ja ema kaardid, siis ma mingi ideaalne vaata, et kui vaja, siis saab neid ka panna. Aga siis ta ju järgmisel hetkel võttis minu tooteid ära ja pani enda ema kaarte sinna. Ja siis ma õige, et kas see pood on nagu 3 või see pood on 2. Et mina mäletan, et see pood on 2, kui sa soovid oma ema kaarte sinna panna, siis sa paned neid oma ruumi arvelt. Et me maksame ju renti ka pooleks, on ja me ei maksa 3. Ja seal oli nagu sellised nii-öelda tilulilu argumendid veel juures. Ja siis ta leidis, noh, kuidagi me saime niimoodi räägitud, et tema üldse ei, noh, see ongi siis see kergus liblikas on ja, et ma olen nõus, et loovad inimesed peavad kerguses asju tegema ja nii edasi, aga sealt nagu need argumendid olidki, et et tema üldse ei mõeld seda solvanguna, tema respektib mind ja minu tooteid, et tema lihtsalt nagu, tal oli nagu probleem, et tema küünlad ei olnud esile tõstetud. Vaibi pealt, no. Et tema siis nagu puhas inspiratsioon tabastada. Ja ma tean, ma lähen võitlema natuke õeleks, sest ma olen nagu nii närviaetud kogu asjast, vaata. Aga nagu ta lihtsalt puhtalt, ma isegi ei mäleta neid sõnu enam, mis seal olid. Need olid nagu väga sellised, noh, et oligi inspiratsiooni ja inspiratsiooni pealt, vaistu pealt, ta on nagu täiesti ta oli mingi transis enam-vähem ja siis muutis neid asju seal, ta üldse ei mõelnud seda, et nagu see kuidagi võiks solvav olla või kuidagi, et nagu mingi probleem võiks sellest tulla. Et põhimõtteliselt ma üks päev lähen poodi, panen teisi inimese nagu tooted kõik kappi ära ja siis ütlem, inspiratsioon tabas mind, vaata, et nagu no siin ei ole siis süke inspiratsioon tabanud või? Ei ole, jah. Ja siis igal juhul ja siis me saime räägitud sellega, et okei, et teeme nagu poe pooleks ja kuna järgmine avamisaeg oli teada, mis iganes päev see oli, ütleme, et see oli laupäev on ja, siis mina ütlesin ka, et poodi me ei hakka ümber tõstma, kui meil on avatud. Ja noh, jällegi, kõik sellised asjad on meil läbi räägitud. Mina ütlesin, minu jaoks on väga oluline, et minu kliendid teavad, et vähemalt nädala lõikes, mis kellani, mis päevadel me lahti oleme. Et see, nagu, me ei saa lihtsalt nagu tuisata sinna sisse siis, kui tahame ja tulla siis, kui tahame, on ja. Et mingisugused kellaajad, mingid asjad peavad paigas olema ja kui meil on nii-öelda plakat üles pandud, et me oleme laupäeval kella 10-3 lahti, siis me oleme laupäeval kella 10-3 lahti. Et see ei ole see, et sa paned kell 12 kinni, on ja. Ja siis, noh, et seal juures on ka see, et me ei tõsta laupäeval 10-3 poodi ümber. Sest kui sa tõstad poodi ümber, siis sul on kõik seal sassis, inimestel on ebamugav, nad ei taha sinna poodi tulla ja nii edasi. Ja noh, jällegi nagu ma selgitasin ja kirjutasin, et noh, see tuleb teha enne avamisaega ära. Ja siis noh, oligi nagu probleem see, et vaata, mina ei saa seda üksi teha, sellepärast, et tema küünlad on ju ees ja tema ei saa seda üksi teha, sest minu ehted on ees. Me peame seda tegema koos samal ajal poes.
aga siis noh, tal ei olnud aega ja noh, probleem on ja siis me tegime seda vist kell 8 hommikul laupäeval, et noh, 2 tunniga. Ja kõige parem asja juures oli see, et ta tuli koos oma mehega sinna kohale nagu poodi. Ehk siis nad üritasid teha mulle kambakat kahekesi ja kui ma seda nägin, ma olin kohe nii õhku täis vaata. Ja ma olin mingi, no nii, ma võtsin kohe sükse kehahoiaku, et noh, et põhimõtteliselt mulle meeldib, et me palju ei rääkinud, aga oligi see, et tegelikult me meilis olime juba kõik ära rääkinud ja oligi plaan, et davai, tuleme, teeme poe ümber ja et kas me suudame nagu maha matta, et plaan oligi, et me matame selle nagu, et me peame nagu hea vaibiga edasi minema, et kas me saame sellega hakkama. Muidu tule inspiratsiooni peale. Jah, muidu ei saa niimoodi asju. Kerguses ei saa teha asju. Ja me saime nagu räägitud, et jah, see oli üks selline viga, me võib-olla saime üksteisest valesti aru, mõistsime üksteist valesti ja noh, tema oli nagu väga häiritud sellest, kuidas mina siis nagu nii-öelda talle kõrri kargasin. Ja siis ta ütles ka, et nüüd ta siis teab, et noh, me läheneme niimoodi asjadele ja siis ma ütlesin ka, et jah, et noh, ma ei tea, et mina enda arvates ma siis ka vabandasin, on ja, et kui ma talle nagu kõrri kargasin, aga minu meelest see nagu, siis ma ütlesingi, et meile Eestis meeldib öelda, siis ma üritasin seda nagu tõlkida, ma ei tea, kas nagu, ma ei mäleta, kas inglise keeles on mingid sihukesed väljendid, et nagu meil ei ole, nagu kui me teeme sellist asja, et nagu me ei saa nagu läbi lillede rääkida, vaata, sest ta ütles, et ta oli mitu korda mulle maininud, et ta arvab, et võib-olla niimoodi need küünlad ei tööta sellise paigutusega. Noh, et kui sa käid nagu räägid vahepeal sihukest asja, siis noh, mis see minu mure on, muuda siis oma küünlaid või nagu, et kuidas see on mingisugune ettepanek mulle, et teeme poe pooleks või teeme midagi, vaata. Et see ei olnud nagu mitte, et ta käis nagu kuidagi lihtsalt mainimas neid asju. Eks seda me algust peal rääkisime ka, et nagu otsekohesus ja et kui midagi ei sobi poes, siis sellest tuleb rääkida, on ju, et noh, see on nagu, noh, need on need alustalad, mis peavad olema, kui sa teed koos midagi. Ja noh, eestlasena ka, ma ei ütleks, et ma olen väga siuke ja mingi kargan kõrri inimesele, aga ma mõtlen, et Austraalia mõttes, Eesti mõttes ma kindlasti võin olla nende jaoks rohkem siukene, noh, räägime asjast, vaata, ma ei viitsi meil on nagu selline olukord praegu, ja siis me tuleme, hei, how are you, kuidas sul, ma ei tea, kuidas magasid. Mind päriselt ei huvita, kuidas sa praegu magasid. Ma tahan, et see pood oleks kella 10 ümber tõstetud, on ju. Ja või nagu, mis ma tahan, nagu see oli kokkulepe lõppkokkuvõttes. Ja ühesõnaga point siis see, et tollel päeval ta tuli sinna koos enda mehega, kes ei ole mitte kunagi, mitte kordagi tolleks hetkeks seal poes käinud. Ja jätame meelde, et alguses, kui me seal asju tegime, siis Hans käis seal poes näiteks. Ja kui oli vaja mingeid asju seal teha, siis Hans tuli teipis selle kinni ja Hans, kas sa saaksid seda teha ja kas sa mulle ka selle saaksid teha, on ja. Et ma saan aru, et kui sina veel oleks sinna poodi tulnud ja teinud niimoodi, eks siis ta mees tuli, astus sisse, ütles, et see inimene siis, et ta rääkis situatsioonist ja mina arvan, et see pood peaks pooleks minema. Lihtsalt nagu, ja see ajas mind nii närvi, ma mingi, kes sa oled, et sa tuled siia, marsid sisse ja ütled sellist asja, kas sa oled kordagi siin poes lillega liigutanud, kas sa oled aidanud nagu midagi siin poes teha, kas sa oled üldse kordagi oma nägu siin näidanud, ei ole. Ja sa trambid siia sisse ja ütled, et sina arvad, et me võiks poe pooleks teha. Ja siis mul oli nagu, vaata, me tegime selle, mis see on? Plaani. See oli juba kleebitud mul sinna poe keskele. Ma kleepisin selle sinna üles, et meil oli seal värvidega tehtud, kes mis boks on, et meelest ära ei läheks. Ja ma lihtsalt vaatasin ta poole ja nagu pöörasin pea ära ja tegelikult see nagu naine ise ütles, et seda me ju teemegi siin, on ju. Ja sealt oligi lõpuks see, et ongi tegelikult kogu asja point ka, et ei võeta vastutust ja see trigerdab mind nii väga, et kui nagu ei võeta vastutust, et ongi see, et meil oli kogu see asi räägitud, hakkame pihta ümber tõstmisega, on ju, aga siis on mingi aga mul tuli see inspiratsioon ja ma mõtlesin, et see koht, see tühi lett, mis seal on ju, et ta mõtles, et ta paneb sinna minu need põhikäevõrud, et ta lihtsalt tõstis need sinna ümber.
siis ma mingi, et sa ei pane oma küünlaid sinna, sa pole kordagi sinna leti peale mitte midagi pannud, see on tema lett. Nüüd sa otsustasid järsku ülihea teene mulle teha ja panna minu head käevõrud sinna, et see on nagu ülihea koht. Noh, et siuke nagu veits siuke nagu, et kas sa arvad, et ma mingi 3-aastane, ma ei saa aru, nagu, et kuidas sa saad mulle üldse siukest asja öelda? Noh, et nii nagu, ja seal vaata ka, kui ma ei viitsinud kuulata lõpuks, ma ei mingi jaa, okei. Ja lihtsalt tõssin nagu asju ümber. Aga kuna ma sellest mehest siis välja ei teinud, siis ta vist nagu kuidagi tajus mu energiast ära. Noh, selles mõttes ma jäin põhimõtteliselt nende kahe vahele. Siis ma lihtsalt pöörasin talle selja ja rääkisin edasi siis selle naisega, kellega me asju ajame, on ju. Ja see oli suur draama ja niimoodi sai suur draama läbi. Muutsime poe ära, küll üli hästi. Panime poe tol päeval, me olime mõlemad seal, me panime poe kinni ja nagu ma olen üsna pika vihaga inimene, et siis nagu ma väga tegelesin sellega, et ma lasen asjadel minna, ma ei tohi jääda sellele mõtlema ja ma ka nagu, noh, kuna ta ikkagi oli ka üsna häiritud kogu loost, on ja me mõlemad olime, siis mul oli ka, et davai, et las ta olla, rääkisime uuesti läbi, alustame puhtalt lehelt, kõik on hästi ja nii edasi. Ja siis niimoodi me koos oleme seal olnud 6 kuud. 6 kuud on ta käinud seal niimoodi, jah, natukene siit lippadi-lappadi, natuke sealt lippadi-lappadi. Ja siuke, jah. Et jah, nagu enne rääkisime, siis osad loogilised asjad ei ole nii loogilised ja et noh, mingil määral me oleme selle poe eest justkui selle asjaajamise enda peale võtnud, aga kas, et nagu see on fine enda peale võtta, aga kui meil on mingid asjad iganädalased, kus on igalt osapoolelt on vaja mingit informatsiooni ja see on iganädalane, siis et nagu mul on fine, et me ajame selle asja korda, aga ma ei hakka sult iga nädal küsima seda informatsiooni, et nagu... Yeah. No seal on nagu, reaalselt nagu jälle väike näide ja see oli selline maikuu tagasivaade, on ju, et praegu siin on nagu uued teemad, uued asjad ja need on nagu nii suured, et ma ei tea, kas me neid nagu praegu saame rääkida, vaata. Ma arvan, me siin varsti nagu... muidu läheb 3-tunniseks episoodiks. Et selle jätame siis, kui me saame nagu hästi läbi mitte filtriteta rääkida. Kuidas seda öeldakse? Ilma filtriteta rääkida. Nagu niimoodi, et praegu ikkagi natukene nagu peab võib-olla natuke valima, vaatama, mida täpselt saab öelda, mida mitte. Aga see, mis Hans just rääkis, ongi nagu puhas see, et see ei ole uus info, see nagu jällegi, mina ei ole pannud neid reegleid, see on koostöö, mis tähendab seda, et algusest peale on kokku lepitud, et mina ütlesin, kui me teeme koos mingeid asju, siis minul on näiteks sellised soovid. Ja tema ütles, et jaa, sobib. Nii et sellega ju ka nagu mingid asjad sobisid, et lõpuks ongi see, et üks asi, mis meil oli kokku lepitud, mida me oleme algusest peale teinud, Hans teeb meile lahtioleku aja plakateid põhimõtteliselt. Ja igaks 4 päevaks peame olema saatnud mõlemad meie chati, mis päeval keegi tööl on. Ja 6 kuud hiljem me ikka veel mõlemad Hansuga käime ja pinnime teda, et millal ta lahti kavatseb olla, millal ta saadab oma ajad, kas ta tuleb poodi või ta ei tule. Ja 1 nädal me reaalselt tegimegi niimoodi, et ma panin ise ennast 6 päevaks tööle, sest ta ei vastanud meile. Ja siis ta käis tilulutamas seal 1 päev 2 tundi, teine päev 2 tundi. Ja ta tahab natukene nagu, viskan siis, millest me hakkame järgmine kord rääkima. Et ta tahabki täpselt, miks me siin sellest kergusest ja nagu väike liblikas saad olla. Et ta tahabki nagu tulla niimoodi, ta mitu korda maininud, et äkki ikka, ma ei tea, ta tuleb mulle niisama seal mingid lõunaid andma. Või mingi, et Hans käib mulle lõunaid andmas, et ei ole vaja nagu tulla. Et minu meelest on nagu mega loogiline see, et me üritame nii palju lahti olla kui võimalik praegu, tähendab, ma ideaalses maailmas oleks 7 päeva lahti. Kui ma üksi seal viimased 3-4 nädalat olnud, ma ei suuda seal 7 päeva päris olla, ma ei saa lihtsalt füüsiliselt. Eks me 6 päeva lahti. Mõtle, kui ideaalne, kui see on pooleks. Sina käid 3 päeva, mina käin 3 päeva. Aga tegelikult on see nii, et tema käib seal võib-olla 2 päeval 4,5 tundi ja ülejäänud päevad olen mina, on ju. Ja siis ongi see, et pinni nagu neid mingisuguseid lahtioleku asju ja siis ta on nagu maininud ka, et ta tuleks mingi päev, et võib-olla tulebki mingi paariks tunniks ja
siis läheb ära, et ta tahabki nagu tulla siis, kui tema tahab, lennata kohale sinna, kõik on avatud, Brenda on kõik lahti teinud, ta tuleb lihtsalt chillima sinna. Ja siis, kui tal viitsi enam olla, siis võtab oma koti ja läheb minema, vaata. Aga niimoodi ei käi asjad, sa ei saa niimoodi teha. Ja ta üritas seda nagu, ta on üritanud mitu korda seda teha, aga ma olen ka talle öelnud nagu mingid asju ajada, et ajame asju meili teel, kirjutame asjad lahti, siis on need kirjalikult olemas, kõik on teada, siis ütles see, et ta on düsleksik. Talle meeldib nagu rääkida koha peal, vaata. Ma olen ka düsleksik äkki ja võib-olla olengi, sellest ühes episoodis rääkisime. See ei ole nagu mingi vaba, nagu kuidas sa ütled oma koostööpartnerile, et ma olen düsleksik ja nagu ma ei suuda pikki tekste lugeda. Ma ei tea. Reaalselt. Ja nagu mingid nagu siuksed asjad, et ma tulen nagu poodi ja et me mõtlen, räägime siis. Aga mina lähen poodi. Ma reaalselt lähen poodi, ma avan poe, ma olen seal mingi 6 tundi ja sõrmenipsust ma panen selle poe kinni. Mul on nii kiire seal, ma teen ehteid, mul on pikk list, mis ma teen poes ära. Ja seda ma olen ka vaata mitu korda selgitanud, et kui mina tulen poodi, siis mul on tööpäev seal. Ma ei tule sinna chillima ja sinuga jutustama. Et niigi ju tegelikult kõik rahaarvestused, kõik asjad, nagu mingid rendid, teemad, teeme meie ära. Et sul ei ole palju korraks vastata meie meilile või lugeda meie meil läbi, on ju. Ja ühesõnaga jah, et siis ta ongi see, et ta tahab tulla sinna nagu chattima ja chillima ja siis kui ei viitsi, siis pakib oma asjad ja läheb koju ja põhimõtteliselt niimoodi ta tahabki asju teha. Jah, aga nii ei saa asju teha. Aga nii ei saa asju teha ja kõik, kes räägivad, et kõike tuleb kerguses teha, siis ma ei tea, nii ei saa. Või nagu sa saad, aga nagu sa siis, kui sa tahad reaalselt ettevõtlust teha või äri teha või tahad kuhugi jõuda nende asjadega, siis kerguses väike liblikas ringi lennata ei saa. Nagu sa mingil määral, aga sul peavad olema mingid asjad paigas. Just. Siis on äärad. Nii et ma nüüd kiirelt peatan enne, kui sa järgmisse teemasse sukeldud. Nii et, ja keelatud on rääkida kellelegi edasi seda teemat siin. Ainult eestlased võivad kuulata seda. Brenda tuleb, leiab teid üles ja ma ei tea, mis ta teeb teiega. Aga nii lihtsalt on ja eks me jagame oma elu ausalt ja lõpuks ongi see, et vaata, tegelikult suures pildis keegi ei tea seda inimest ja me lihtsalt nagu räägime koostööst Soulehega, on ju. Ja kui juhtub, et keegi teab, sest võib juhtuda, et keegi Griffithis kuulab meie podcasti, et siis ei ole vaja nagu seda kuskil edasi rääkida, et see meie eesmärk, mis on äärad? Korrutad siin sama asja. Tahan öelda, et meie eesmärk ei ole ju mingit teist inimest taga klatšida või temast rääkida, vaid minu nagu kogu mõte, miks ma tahan seda jagada, ongi see, et rääkida ettevõtluse telgitaguseid või rääkidagi, kuidas erinevate inimestega koostöö on või sellest, et miks ma näiteks praegu olen väga hõivatud, häiritud, aga samal ajal on väga lahe ka, ja nii edasi. Nii on, nii et nagu Brenda juba mainis, siis on väga palju asju, mida me ei maininud täna ja milleni me ei jõudnud, aga jah, võimalik, et neid on siis varsti võimalik rääkida ilma filtrita ja jah, meil täna oli plaanis rääkida, mis meie elus toimunud on, aga tegelikult oli suhteliselt aus selles mõttes, et väga palju ongi, Soulehe ongi väga palju toimunud viimase 6 jooksul ja see on sellega pärast ka, miks podcast või tegelikult ei saa nii-öelda Soulehed ka süüdistada otseselt, et lõppkokkuvõttes on see meie töö, et need kõik asjad jookseksid nii nagu need pead jooksma, eks siin on mingid erinevad. Siin ei ole midagi vabandada ka minu meelest tegelikult. Selles mõttes, et me anname podcasti välja, see on kõigile meelelahutus ja selles mõttes, et keegi meile palka selle eest ei maksa, keegi mingi Patreon, see on teine teema. Seal on meil ilusti kõik episoodid üleval, nii et Patreonis on kõik nii nagu joone pealt peab olema. Et selles mõttes see ei ole ju meil kohustus ja lõpuni välja, kui me alustasime podcastiga, aga praegu teeme nagu podcasti, ma olen nõus tegema seda podcasti ainult selle tunde ja vaibi pealt, et seda on äge teha, me teeme seda, et see ei ole mingisugune kohustus, mida me peame tegema. Ehk siis tegelikult minu meelest ei ole ka midagi vabandada, et nagu jäi 1 nädal vahele, see on fine. Kui keegi tahab rohkem kuulata podcasti, siis saab meid Patreonis ja tegelikult nüüd on Spotify's ka üleval, on ju. Saab kuulata boonusepisoode, nii et materjalist tohiks puudust jääda, pluss vlogid, nii et
Vot, Vot. nii et Brenda ütleb teile, et ärge vinguge. ma ei vinguda ei või. Nii et, Vinguda ei või, jah. aga nii et jah, selline, et jah, oli plaanis rääkida, mis elus toimub, aga eks see ongi see, mis elus toimub Jah. ja mis mõtetes on. Ja noh, need olid vaata need varasemad asjad, et siin on nagu tegelikult teised asjad, mis on Need nagu uued asjad. päevakohased asjad, mis nagu võtavad vaimselt hästi mind läbi. Jah, Ja tegelikult on nagu suht sihuke ääre peal kõlkumine olnud, et Just. me täna lihtsalt ei jõudnud sinna sellest tegelikult rääkida, aga Aga varsti, kui on selleks õige aeg, siis me jagame neid tilgitaguseid ka. Nii et vot selline väike natukene äri, mindseti, koostööde ja selline episood tuli. Ma absoluutselt ei arvanud, et see on see episood, mis täna Ma ka välja mitte. tuleb. Aga vot kunagi ei tea, miks mitte podcasti käima, kõmdi hoopis siuke asi tuli välja. Nii et ja seda meile öeldi ka, kui me tegime vaata küsitlust, et mis formaadid meeldivad, mida rohkem teha, siis öeldigi, et meeldibki tegelikult see vahelduvus. need vahelduvus Et sa ei tee nagu ühte sama asja kogu aeg, on ju. Just, nii et selline see episood sai. Kui teile meeldis, siis pange like, jälgige nii Instagramis, podcast, Spotify's, YouTube'is, Patreonis, igal pool. Instagram on see, kus meie igapäeva tegemisi on kõige paremini näha ja YouTube'is on siis see, kus meil praegu vlogid on. Kui tahate tulla konsultatsiooni meie juurde, siis miks mitte austraalia@gmail.com. Ja see aasta tegelikult ei saa tulla. See aasta ei saa, aga tuleb kirjutada, et saaks järgmine aasta tulla. Nii et aitäh, et te kuulasite. Näeme juba järgmisel korral. Olge mõnusad. Tšauki, tšau. Tšau!